Rasmus, räägi, kuidas on sinul möödunud hooajaks ettevalmistused? Kas sa pigem teed ettevalmistusi Eestis või kuskil välismaal? Pigem ainult Eestis sellepärast, sest pole kunagi välismaal käinud ja pole lihtsalt seda kogemust, et minna üldse kuhugi treenima. Millised on võib-olla need meelisrajad sulle, kus sa hooajaks ette valmistud? Ma ei tea, kõik karjäärid, mis Eestis on, kus kannatab üldse sõita, et see aasta sai Vilaskis päris palju tehtud ja see oligi põhimõtteliselt ainuke koht, kus ma sai nagu kõige varem peale, et Vilaski oli see, kus ma harjutasin. Kuidas võib-olla praegu tunne on Kiviõli etapi ees, kas hooajaks ettevalmistumine on olnud piisav? Hooajaks ettevalmistumine alati saaks paremini, aga selles mõttes on piisav, et käisin Kiviõlis ka juba 2 korda trennis, et rada on nii-öelda kodune juba mulle ja mulle väga kõvad rajad meeldivad, nii et jah, pigem olen valmis. No sinu hooaeg sai ka samuti juba alguses, oled teinud mõned võistlused Eestis, aga käisid ka Läti meistrivõistluste avaetapil. Räägi, kuidas sul seal läks? Ma tean, et sul oli ka üks väike intsident seal. Ei no, tegelikult läks hästi, et läksimegi sinna ainult kogemuse pärast, et saada nii-öelda enne hooaja eelse valmistust veel paremaks, on ju. Aga lihtsalt esimene sõit, hakkasin seal möödama sõitjatest ja siis üks maha jäi ja ringiga maha jäi ja hakkas selle ees kobama ja siis kobas minuga ka seal täiesti rajalt välja peaaegu, nii et jah, kaotasin seal 3 kohta ja siis oli nagu rütm nii laiali, kui sai olla ja pea laiali, rütm täiesti sassis ja sõitsingi seal vist mingi 6-7, et ei olnud väga rahul, aga teine sõit tegin enda vead ja parandused ja siis sain sinna teisele kohale järgi ja siis 3. ja teine sõitis kogu aeg kõrvuti ja siis viimane ring sain õnneks 3. kohast mööda, nii et jah, et teine sõit olin siis 3. Et kokku 4, et alati saaks paremini, aga vähemalt hooaja algust tehtud. Ja kuidas Eestis on võistlused läinud senimaani? Maardus olime, Trillo oli ees, ma olin teine, olen rahul, et hoog oli mõnus, ise ära ei väsinud, teine sõit saime pilli isegi paremaks natukene, et siis oli juba lähedamal ka natuke Rillole. Kuidas praegu tunne on, kas varsti on võimalik ka Rillot püüda? Ei no ma kogu aeg püüan teda lihtsalt, et eks näis. Seal on natuke õnne vaja ja minu head päeva, et eelnutel hooajadel olen mingil ühel võistlusel jõudnud talle järgi, et tema halb päev ja minu hea päev võib-olla siis kuidagi saab, aga hetkel seda ei näe veel. No õnnest rääkides, siis sa tegelikult enne mulle mainisid ka, et eelmine hooaeg oli väga palju võib-olla ebaõnne Eesti meistrivõistlustel. Millised plaanid on sul üldse selleks aastaks? Ei no, eelmine aasta oligi, et Eestis läks väga halvasti ja siis Lätis tulime enne viimast sõit olime liidriga samad punktid ja siis viimane sõit kukkusin, et siis seal jäin teiseks. Ja Eestis põhimõtteliselt kõik hooaja sõidud läksid pekki, et ainuke oligi Karksi, kus oli okei. Aga ei, see aasta tahame sõita kõik eestikad kaasa, lätikad on samal nädalavahetusel, nii et proovime sealt ka nii-öelda võtta nii palju kui saame ja Euroopas ka käia ja siis 3 etapil hetkel on plaan Poola, Läti, Tšehhi. Miks just ainult need 3 Euroopa meistrivõistluste etappi? No see Prantsusmaa on nii hilja, et selle peale pole isegi austaldes mõelnud ja nüüd see teine Euroopa etapp on Inglismaal ja ei tea, kas seda ressurssi on mõtet panna kohe hooaja alguses sinna Inglismaale minekuks, kui pole võib-olla ise veel selles kohas, kus tahaksime olla. Igal juhul me soovime sulle palju edu algavaks hooajaks. Suured tänud!